Tere tulemast kuulama MTÜ Seif podcasti, mille nimi on Võrk ja mina olen Igor Kratenko, tänase podcasti juht ja MTÜ Safe Lab juhatuse liige. Olen ka pikaajalise kogemusega politseinik, kes töötas erinevatel ametikohtadel ja nüüd paralleelselt hakkasin tegelema ka ennetustööga. Ja nii nagu eelmine kui ka tänane podcast on meil digiturvalisusest ja internetiohtudest ja tänase podcastis räägime interneti suhetest, seksualiseeritud contentist, mida loovad inimesed olles suhetes ning ilma ja võimalike tagajärgedest ja kindlasti armukemmitest. Et täna on meil külas, nii nagu eelmine kord, on väga kogenud veebipolitseinik, minu väga hea kolleeg, Põhja prefektuuri veebipolitseinik Anna-Liisa Kreitsmann. Tere tulemast, Anna-Liisa! Tervist, Igor! Ja tere kuulajad! Aitäh kutsumast ja ma usun, et täna saab väga huvitav podcast olema. Jah, et me oleme sinuga eelmistel kordadel rääkinud marketplace'idest, oleme kelmidest rääkinud ja koolikiusamisest, digikiusamisest. Et täna on meil selline põnev, sihuke väga aktuaalne teema. Et ehk siis alustame võib-olla sellistest definitsioonidest ehk siis mis on siis armukelm on, ehk siis inglise keeles on romance scam. Et kes on sinu praktika järgi või siis praktika käigus on välja tulnud sellised juhtumid kindlasti, ma tean, et on minu praktikas neid olnud. Et kes need on, et kas seal on taga inimesed, mitu inimest, üks inimene, et ja mis nende eesmärk, mida nad teevad, mis nende skeemid on? Äkki natuke üritame kirjeldada seda natuke. Ja, et kui me räägime armukelmusest, siis üldiselt on ikkagi tegemist sellise rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooniga ja neid on tavaliselt ikkagi mitmeid, mille taga on siis küberkurjategijad. Et üldiselt on ikkagi see, et ühel kurjategijal on loodud siis sotsiaalmeediasse mitmed erinevad kontod. Ta kasutab mitmeid erinevaid nutivahendeid ja seadmeid selleks, et suhelda siis oma võimalike ohvritega ja ohvreid on ikkagi ühel kelmil tavaliselt hulgim. Ehk siis, et milline see skeem siis välja tavaliselt näeb, ongi see, et ohver siis alguses või tähendab, mitte ohver, vaid kelm siis alguses võtab ühendust sotsiaalmeedias, kas siis näiteks Facebookis, VK-s, mis on siis rohkem suunatud siis vene keelt kõnelevatele inimestele või ka näiteks Tinderis, Telegramis, WhatsAppis või Viberis. Et neid keskkondi on erinevaid, kus need armukelmused siis toimuvad. Et võtab siis see kelm seal ühendust oma võimaliku ohvriga. Ohvriteks valivad kelmid tegelikult kõige sagedamini vanuses 40+ naisi. Et loomulikult neid ohvreid võib olla igas vanuses. Et ka minul endal on olnud siin 14-aastane ohver ja on olnud ka 70, 80 ja aastavanune isegi vanemgi, kes on siis nagu pöördunud abi saamiseks mu poole. Aga tõesti, tegelikult sihuke keskmine vanus on 40+ ja just naisterahvad. Loomulikult võivad armukelmuse ohvriks langeda ka mehi ja on pöördunud ka hulgim meesterahvaid siis minu poole selle murega. Kui me vaatame seda osakaalu, et rohkem ikkagi naisi kui mehi. Ja, just, rohkem ikkagi naisi. Ja miks? Ma arvan, et siin on ka see põhjus, et meesterahvad, kuidas nad tavaliselt pöörduvad selle naisterahva poole, et nad teevad mõne ilusa komplimendi,
kirjutavad näiteks kuhugi kommentaariumisse sinu kommentaari alla mingisuguse sellise ilusa kommentaari sinu kohta või et sa tundud kuidagi üksik, et kas ma võiksin su sõber olla. Noh, võetakse ka täiesti otse on ju ühendust, et noh, neid viise, kuidas see esialgne kontakt luuakse, on hästi palju erinevaid, aga üsna selles mõttes otse ja toorelt minnakse peale siis sellega, et kohe tehakse selline nagu võrgutav või flirtiv kompliment. Jah, see võib olla nagu selles mõttes väga sõbralik ja viisakas, mitte üldsegi selles mõttes labane, selline mitte nagu seksistlik kommentaar, aga just selline, mis ütleme, et ühele üksikule inimesele või kellel ei ole väga palju, ütleme, et tuttavaid ja kellel ei ole hetkel võib-olla elukaaslast või näiteks vanema naisterahva puhul, kes on juba aastaid või aastakümneid olnud lesk, on ju, et tema jaoks siis see kompliment mõjub sellise hästi positiivsena ja tal tekib see tunne, et ohoo, et keegi on nüüd minust huvitatud ja no miks mitte, et mul ei ole ju ühtegi jutukaaslast, ühtegi sellist sõpra või meesterahvast, kellega ma siin suhtlen, et noh, miks mitte, et ma siis suhtlen temaga, et see ju kuhugi edasi ei vii. Aga tegelikult see armukelmus, et miks ta nagu nimetus ongi armukelmus, on siis see, et eesmärk on ikkagi panna ohver endasse armuma. Nagu me teame, siis armastus on pime, on ju. Ehk siis, et kui sa oled armunud, siis noh, sul on liblikad kõhus ja sa ei kuule, ei näe, oma lähedaste hoiatusi tähele ei pane. Noh, sa oled täiesti nagu kõrvuni tast sisse võetud, on ju. Ja kellena need kelmid ennast tavaliselt ise tutvustavad, on siis see, et ta on siis kas mingisugune välismaa või välisriigi siis sõdur või on mingisugune laevakapten või arst. Noh, mul on olnud neid legende siin ka selliseid, kus öeldakse, et on mingisugune kuulus tšellomängija kusagilt Inglismaalt. Hästi tihti siis esitletakse ennast kui mingit USA sõdurit. Et noh, ütleme, et sellised nagu legendid siis mõeldakse välja, on ju. Ja alguses siis kestabki võib-olla mõned nädalad, võib-olla isegi mitu kuud. See nii-öelda nagu eelmäng või selline Sisseelamine. Ja siuke nagu üles soojendamine, et ma püüan siis ta usaldust, selle ohvri usaldust võita, püüan endasse armuma panna ja kui ma näen, et see tõesti see nagu selline noh, inimene on juba kiindunud, on ju minusse ja ta nagu justkui nagu usaldab mind ja jagab oma muresid ja rõõme minuga, et siis ma lähen nüüd selle skeemi juurde sealt edasi, et siis justkui nagu juhtub midagi, milleks on vaja raha laenata või näiteks öeldakse siis, et ma tahan sulle külla tulla Eestisse. Aga midagi juhtus, ma ei tea, mu pangakonto pandi kinni. Kas sa oleksid nii hea, kannaksid mulle raha või soetaksid ise need lennupiletid, et noh, hakatakse mõtlema välja erinevaid lugusid, et survestada siis seda ohvrit, seda ülekannet tegema, just nimelt nagu rahalist ülekannet. Sest ega nad ju üldiselt see jutt selles mõttes tõele ei vasta, et kohale nad siia Eestisse ei tule. Ja kui nad tulevad ka selle legendiga välja, nagu siin on olnud, et tule minule külla või et tule abiellume siin, on ju, et ma ostan sulle, sind ootab siin maja, et ostame ühise maja, on ju, et ega sa võid sinna välismaale kohale sõita, aga keegi sulle vastu ei tule, on ju. Et selles mõttes... Legende võib, skeeme võib väga erinevad, nad on väga leidlikud selles mõttes, et mina olen ka kuulnud hästi palju, et ma võin isegi kohe nagu ühe enda praktikast siia visata sellise juhtumi, kus oli võtnud ühendust politseiga üks naisterahvas, kes nüüd kirjutas oma mehest ja ta oli hädas sellepärast, et meesterahvas, nemad olid mõlemad abielupaar vahel, et väga pikaajaline suhe oli abiellu ja oli kas üle 50 või üle 60 isegi oli eluaastat, midagi sellist.
ja siis ta ütleski, et mu mees hakkas suhtlema internetis kellega, ja ma saan aru, et see on noor naisterahvas kuskil USA-st, kes talle kirjutab, ta nagu muidu inglise keelt ei oska, et sa hakkasid rääkima ka sellest, et nagu, et tavaliselt nad on needsamad kelmid on kuskilt välismaalt, jah, et nad tavaliselt on kuskilt kaugelt ja suhtlus käibki tavaliselt inglise keeles, üritavad kirjutada ka võib-olla eesti keeles ja vene keeles. et oleneb jällegi leidlikkust. aga sellele mehele hakkas kirjutama üks noor naisterahvas, kes hakkas tema vastu huvi tundma, kindlasti saatis talle igasugust meelitavaid pilte ja isegi nad vist suhtlesid ka otse video selle kõnega nad helistasid üksteisele, et läbi selle Google Translate'i või teiste programmide abil nad suhtlesid. ja siis ta ütles, et noh, et kuna ta oli ka nagu väsinud sellest abielust, et ta nagu eriti ei pannud tähele sellele, et no okei, mees suhtleb internetis, vot las ta suhtleb. aga pärast, miks ta hakkas muretsema, mees hakkas saatma igasuguseid rahasummasid kuskile välismaale ja sellele naisterahvale, nagu naisterahvale, ja siis ta ütles, et meil on ühine, naisterahvas ütles, et meil on ühine siin äri ja ta hakkas juba kandma ärikontolt raha, et mitte isegi meie pereraha, vaid saatis väga sellised suured summad kuskile mujale ja siis ta hakkas juba muret tundma ja pöördus politseisse. et see on selline lühidalt selline väike näideskeem, kuidas see siin kõrval toimub nagu selles mõttes, et siin Eestis, et me räägime ju Eesti juhtumitest. Jaa, täpselt, et minul on ka selles mõttes, et enamik on olnud ikkagi lesed, kui me räägime vanemaealistest, on ju, nii naiste kui meesterahvastest, aga mul siin hiljuti, mul on tuua ka üks näide, kus pöördus siis ühe 78-aastase härra abikaasa minu poole, et noh, ta ei tea nagu, mida nüüd edasi teha, et viimased kuud ta saab aru, et tema abikaasa siis suhtleb nii meili teel kui ka Facebookis, noh, saates siis sõnumeid siis erinevate, ütleme, et selliste kasutajatega ja noh, tema ise sai tegelikult kohe aru, et see on armupettus, sest et üks selline kasutaja nimi oli Sandra Bullock. et Sandra Bullock on ju väga kuulus, on ju näitleja, et arvata, et üks näitleja suhtleb siis 78-aastase härraga Eestist, noh, on selles mõttes rumalus, on ju, et suure tõenäosusega see ei saa mitte kunagi kuidagimoodi juhtuma, on ju, et proua sellest aru sai, aga noh, ikkagi loomulikult ta tunneb, on ju, muret, sest et samamoodi on see oht, et äkki siis härra on ju nende ühist raha siis kasutab siis selles mõttes selleks, et saadab siis sellele kelmile, on ju. Et siin oli ka nagu selle näite puhul juba noh, taheti saada härralt siis 2500 eurot kätte, mis on ühe pensioniealise inimese jaoks ju ilmselgelt väga suur raha. Et pension ei ole ju Eestis väga suur ka, et noh, see on kindlasti ikkagi mõnda aega kogutud raha, mis on ju kõrvale pandud. Ja siis ka see teataja, no, proua siis ühesõnaga küsis, et mida ta siis peaks tegema, et elukaaslane või noh, abikaasa siis nagu teda ei usu, on ju, ja nüüd on neil nagu omavahel isegi konflikt tekkinud. Et ja noh, antud juhul näiteks, mida siis politsei saab teha, on ju, et politsei saab ise rääkida osapooltega, on ju, et ka selle siis noh, ütleme siis nii, et nagu kannatanuga, on ju, ehk siis see meesterahvas, kes on justkui selle kelmuse ohvriks langenud, on ju. Et oluline ongi selles mõttes jah, see, et me saame nagu suhelda, me saame võib-olla guugeldada, näidata talle arvutis, et näed, et tegemist on sellise näitlejaga, et mõtle nüüd natukene loogiliselt, kas see on võimalik, on ju, et ta tõesti kirjutab sulle, et noh,
see on ju hästi tavaline, et need armukelmid ju, nad võtavad päris inimeste pilte internetist, kasutavad nende nimesi, et see ei ole üldse keeruline luua sellist kontot ja nende maha raporteerimisega läheb meil ka ju ilmatuma aeg, on ju. Et väga keeruline on neid erinevatelt platvormidelt neid libakontosid maha saada. Ja noh, mis siis lõpuks selle juhtumi puhul tuli välja, et tegelikult härra oligi kandnud ikkagi juba seal 6700 eurot juba varasemalt. Nüüd oli lihtsalt siis see koht, kus taheti 2500 eurot juurde. Ehk siis, et millega see lõppes, et antud juhul küll jah, et härral oli selles mõttes majanduslikult oli ikkagi nii heas kohas endaga, et see tema jaoks või ütleme, et pere jaoks väga suur kaotus võib-olla ei olnud, on ju. Aga iga vanemaealise inimesega ju asjad majanduslikult nii hästi ei lähe, on ju. Et näiteks selle juhtumi puhul isegi see vana härra mõtles, kas ta üldse teeb politseisse avalduse või mitte, sellepärast et ta võttis seda justkui, et see on temale õppetund. Ja loomulikult jah, kannatanuna sul ongi õigus otsustada, et kas sa teed selle süüdiavalduse või mitte, on ju. Et ega menetluses me ei pruugi väga kaugele ju nende juhtumitega jõuda. Et loomulikult, kui on kelmus ikkagi toime pandud, see rahaline kahju on tekkinud, siis see avaldus politseile tuleb esitada või kannatanul on õigus seda teha. Kas seal menetlust alustatakse, kas uurija näeb seda perspektiivi seal, et selle menetlusega me tõesti jõuame selle kuriteo toimepanijani ja kas üldse õnnestub ära tuvastada, kes on näiteks sotsiaalmeedias mingisuguse libakonto loonud, on ju. Et see on juba kõik omaette küsimus, et kas seda ressurssi on mõistlik sinna on ju panna. Ja, aga kas selles mõttes, et mis me siin võime soovitada, vähemalt võib-olla sugulastel või siis tuttavatel vahet ole, et võib-olla üritada ikkagi katkestada sellist suhtlemist ei tuua võib-olla inimene ikkagi politsei poole, kas rääkima piirkondliku politseinikuga, et kes just aitaks ja selgitaks tal inimesele, et milles probleem on ja võib-olla nii nagu sa ütlesid, et kes räägib oma versiooni ja selle kahe poolega ehk siis nii sugulasega kui ka siis nõustab sugulast ja siis võib-olla nõustab ka kannatanud, kui ta tunnistab ennast kannatanud. Ja, et siin ongi hästi oluline on see, et lähedased märkaksid, nad võib-olla ka nagu õpetaksid ja juhendaksid seda eakat, et kuidas seal nüüd sotsiaalmeedias on võimalik blokeerida, kuidas on võimalik temast lahti saada, kuidas on võimalik see suhtlus katkestada, et nagu justkui nagu õpetaks, näitaks ja seeläbi tegelikult aitaks seda juba ka ise teha, on ju, sellel eakal inimesel. Jah, väga paljudel juhtudel eakad oskavad neid asju juba sotsiaalmeedias teha, et nad on Facebookis juba, ütleme, et väga tegijad, on ju. Aga natukene ikkagi selles mõttes nii-öelda nagu aidata kaasa, et tõesti see suhtlus saaks katkestatud. Jah, meil on olnud neid juhtumeid, kus lähedasi ei usuta, võibki tekkida omavaheline konflikt, on ju. Aga siinkohal natukene võib nüüd mõelda, et aga mis siis nagu kaotada on. Et kui sa justkui tahad ise sekkuda ka ja ta sind nagunii ei usu, siis sa suhtledki selle piirkonna politseinikuga, kes saab ise selle võimaliku kannatajaga rääkida, on ju, või kannatanuga rääkida. Et ega seal ju midagi väga kaotada ei ole. Jah, kahjuks minu suhtlusringis on samamoodi selline juhtum aset leidnud ja et tean ka, et just selline olukord, nii nagu sa kirjeldasid, et inimene ei usu oma sugulasi, lähedasi ja arvab, et just keegi tahab temale halba ja et keegi on tema selle õnne vastu, nagu et just see, mis ta on leidnud internetis ja ei usu oma sugulasi kahjuks. Ja, sest et nii palju, kui ma eakatega olen kohtunud vestlusringides, siis on mulle ka öeldud seda ja seda on öelnud eakad ise, et aga kui mu lähedasel, kui mu lapsel ja lapselapsel ei ole aega minuga suhelda, mul külas käia ja mind kuulata,
siis mul ükskõik, ma võin selle paar tuhat eurot kanda sellele kelmile, mis siis, et ta on kelm, aga vähemalt on keegi, kes mind kuulab, kellega ma saan rääkida. Ja mul on olnud ka üks selline juhtum, kus eakas lõpuks isegi piirkonnapolitseinikule ütles, piirkonnapolitseinik käis tal kodukülastust tegemas ja täiesti guugeldas talle arvutis, näitas kõik asjad ette, tegi ikka selles mõttes puust ja punaseks, et näed, et tegemist on armukelmusega ja see eakas ütles ikkagi niimoodi lõpuks, et teate, niikaua kui see kelm minule ei ütle, et ta on kelm, nii kaua mina temaga suhtlen. Ja ega ei olegi midagi teha. Ja selles mõttes, et me ei saa, meil ei ole õigust inimesel tema kontot kinni panna või öelda, et kustuta oma Facebook ära enam suhtle. Me võime anda need soovitused, aga mitte keegi seda teha ei saa, aga lähedane mitte. Kui tegemist ei ole abi vajava inimesega, eakaga, kes ei saa enam asjadest päris täpselt aru ja tal on eestkostja, või ta on hoolealune, siis selles mõttes ei olegi midagi teha, jah. Jah, aga mis teha, nii nagu me siin juba rääkisime sinuga, et need variandid, mis me oleme eelnevalt kirjeldanud juba, et need on, et lihtsalt väga oluline, et me räägime sellest, et Ja. need probleemid meil on meie ühiskonnas, Eestis need on, et see ei ole välja mõeldud, kuigi mul tuli meelde, et väga sihuke resonantne oli selline juhtum, kus oli Prantsusmaal ohvriks langenud üks naisterahvas, kes on just värskelt lahtunud ja ta kandis Brad Pittile, kes tundis tema vastu huvi. Üle 600 000 eurot oli vist, jah, midagi peaaegu 700 000 eurot on ta talle kokku kandnud raha, et ja suhtles Brad Pittiga ja et vot ta oli uudistes ka või igal pool oli kirjutatud sellest, et Brad Pitt isegi pärast võttis ühendust temaga ja ütles, et ta on kuulnud sellest juhtumist. Aga no vot, et kahju, et nüüd raha ei saa tagasi, et vot isegi sellised juhtumid on jah. Jah, selles mõttes küll, aga kui me räägime näiteks sellest jah, et on langenud inimene kelmuse ohvriks, oletame, et siin ja mitte oletame, neid juhtumeid ongi tegelikult olnud, kus inimene on võtnud ka juurde laenu, selleks, et kelmile raha üle kanda, et teda aidata, mis iganes abi see siis väidetav siis kelm vajab. Et tegelikult, kui nüüd võtta lahti meie politsei kodulehekülg, siis on seal välja toodud ka võlanõustamine. Ja see võlanõustamine, see teenus on siis saadaval just nimelt nendele ohvritele siis, kes on siis võtnud laenu ja sattunud siis võlgadesse. Seda saab korraldada läbi ohvriabi. Just, täpselt, seda ka. Aga saab ka täitsa ise jah, et nende poole pöörduda, et seal meie kodulehel on viide siis nende kodulehele ja siin on täiesti ka kirjas see, et võlanõustaja poole tuleks pöörduda juba enne, kui igakuised finantskohustused üle pea on kasvanud. Et ei tasu absoluutselt seda peljata ja teine võimalus on siis loomulikult võtta ühendust siis tasuta õigusabiga, mis on samamoodi siis ette nähtud ohvritele, kes on siis kelmuse tõttu sõlminud siis tehinguid, siis, mis on osutunud siis pettuseks. Et kuni 2025. aasta lõpuni, kus juures on riigi toel võimalik saada siis tasuta õigusnõustamist Eestis elavatele inimestele. Ja siin on välja toodud ka, et kes seda õigusabi siis saavad tasuta, et saavadki siis kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus, ehk siis tõesti, kellel ei ole võimalik ise siis maksta. See on väga kasulik informatsioon.
ja, et see samamoodi selle leiab siis politsei kodulehelt ja, ja noh, kui me räägime nendest ohvritest, on ju, siis nad tihtipeale on ju endast väga väljas, et nad pöörduvad, ütleme, et viimases hädas on ju, et kui see kelm ütleb, et nii, ma olen nüüd saanud, noh, mul on näiteks sinu mingisugused paljad pildid võib-olla ka, on ju, või intiimne materjal sinust, on ju, kas siis videomaterjal või mis iganes muud. Et kui sa nüüd mulle, ma ei tea, 48 tunni jooksul ülekannet ei tee, et siis ma postitan selle internetti või saadan, ma ei tea, sinu töökaaslastele või sinu tööandjale, on ju. Et loomulikult kannatanu on ju väga selles mõttes häiritud sellest, hirmul, teda survestatakse, on ju, et see on selline puhas väljapressimine. Ja ka sellistel juhtudel tegelikult kõik need armukelmuse ohvrid ka, et ja ka sellisel juhul, et siis sellel ohvril on võimalik saada siis vaimse tervise tuge, on ju. Ehk siis, et samamoodi seda psühholoogilist esmaabi on võimalik saada ja ka samamoodi ju kelmuse ohvril, on ju. Et me ei räägi siin ainult sellest, et seda vaimse tervise tuge võib saada inimene, kes on näiteks mingisuguse lähisuhtevägivalla ohver või seksuaalkuriteo ohver. Et täiesti õigustatud on ka see, et sa oledki kelmuse ohvriks langenud, sind on alandatud, on ju, sa oled hirmul ja sul ongi see võimalus, et sa võtad siis ühendust, on ju, Sotsiaalkindlustusametiga. jah, aga täitsa nõus, aga nüüd meil on veel mõned alateemad, et mis on seotud otseselt ka sellega ja sa juba puudutasid osaliselt, sa hakkasid rääkima väljapressimisest. Et liigume vaikselt edasi selle alateemadega, ehk siis järgmine on selline küsimus, mis puudutab tutvusi, mitte tutvusi, vaid suhted internetis ja tutvumisportaale ehk siis, et millest see hakkab, et me rääkisime just nendest platvormidest, aga on olemas eraldi täiesti tutvumisportaalid, lehed, veebilehed, et kus inimesed sihitult lähevad sinna ja siis otsivadki suhteid, kus saavad kokku ja hakkavadki kirjutama üksteisele. Räägime natuke hästi põgusalt niimoodi, et mis sinu arvates on, et kas meie sellised kasvõi eestimaised sellised tutvumisportaalid on nad okei või nad on ohtlikud? Millised sellised red flag'id peaksid olema jällegi, et inimesel juba teada, et noh, et kui hakkab rääkima sellist juttu, vot see on siis nagu peaks häirekell lööma, et siis ei ole midagi korras siin, et äkki räägime sellest natuke. Ja selles mõttes, kui me räägime jah, tutvumisportaalidest, siis loomulikult ei saa ju öelda seda, et need peaksid olema keelatud või et need on üdini halvad, on ju. Et ka mul endal on väga lähedasi tuttavaid, kes ongi just nimelt tutvumisportaalis tegelikult tutvunud ja tänaseni koos ja neil on pered. Et ma arvan, et siin selles mõttes aitab ikkagi see nagu kaine mõistus, on ju. Ehk siis, et sa pead olema ettevaatlik. Ilmselgelt sa ei saa inimest usaldada ikkagi ütleme, et läbinisti ja rääkida talle, jagada tundlikku infot ja delikaatset infot, kui sa ei ole teda nagu päriselus mitte kordagi näinud, sa ei ole temaga kohtunud, sa ei ole veendunud, et päriselt see inimene näebki välja selline, nagu ta on sotsiaalmeedia profiilil, tema nimi ongi see, on ju. Et ja selles mõttes, et guugeldamine on ju täiesti lubatud. Seega palun, sul on võimalus on ju guugeldada ja võib-olla seal guugeldades tuleb midagi selle inimese kohta välja, on ju. Et sa saad ennetada seda, et sa ei lähe temaga võib-olla liiga sügavasse suhtesse, on ju. Ehk siis tuleb natuke ikkagi tausta
kui hakkad füüsiliselt kokku saama või siis üleüldse suhetled loomulikult, jah, kindlasti. Ehk siis no, et lühidalt me võime niimoodi järeldada, et ikkagi mitte ainult tavasotsiaalmeedia platvormidis kelmid tegutsevad, vaid ka nendel spetsialiseeritud platvormides on neid hästi palju, et seda peab alles noh, meeles pidama lihtsalt alati olema valmis selleks, et seal on ka kelmid, kes samamoodi otsivadki ohvreid. täpselt, et noh, täpselt nii nagu ju kui me räägime näiteks on ju pedofiilidest, siis on ju samamoodi, et pedofiilid on seal, kus on võimalikud ohvrid ehk siis lapsed on ju. Ja samamoodi on nende armukelmidega on ju, et seal, kus on sul kontod, seal on suure tõenäosusega ka hulgim libakontosid tehtud kelmide poolt, kes siis kellel on mitmekümneid ohvreid paralleelselt on ju, et selleks, et siis suhelda on ju, et ja proovida siis raha õngitseda. Jah. Aga jah, nendest me oleme nüüd rääkinud ka, aga liigume vaikselt edasi, et sa oled juba puudutanud seda teemat natuke, ehk siis digijäljed. Digijäljed, mis jäävad internetis, me oleme ka varem rääkinud ka sellest eelnevatest podcastides. Et mis need digijäljed on, ehk siis seksualiseeritud digijäljed, mis pärast kasutatakse väga kurjalt. ehk siis, kui on suhetes tehtud pildid, videod või siis abielu ajal on tehtud igasugust videot ja pilte ja siis on kuskil hoitud. Ja siis pärast, kui suhe lõpeb, või siis noh, minnakse lihtsalt lahku, et ja siis üks partneritest hakkab teist kuidagi ähvardama või siis lihtsalt maksab kätte millegi pärast või siis tahab lihtsalt kiusata ja siis loobki igasugust kontosid, teeb igasugused kuulutusi iha.ee-s või siis voodi.ee-st või siis lihtsalt avalikustab paljalt pilte või videot, et see on päris massiline nähtus on see, kus selline kättemaks toimub sellisel juhul, sellisel viisil. et räägime võib-olla nendest juhtumitest, et neid on hästi palju, nagu ma tean, et pöördutakse sellise probleemiga. on ja ja isegi mis me soovitame sellistel juhtudel ja natuke räägime sellest. et jaa, et on ja noh, näitena võingi öelda, et isegi täna hommikul alles sain sellise pöördumise, kus siis naisterahvas ütles, et voodi.ee-s on pandud tema kohta kuulutus, kus on siis mainitud tema nime ja tema elukohta ja telefoninumbrit. Et võtke ühendust, noh ilmselgelt ju, kui inimene ise ei soovi seda, siis on suure tõenäosusega teinud selle postituse keegi, kes siis soovib on ju kätte maksta, on ju. Ja tavaliselt tõesti selleks on ju see endine kas siis elukaaslane on ju või abikaasa, kellest on siis lahku mindud ja kes ei saa oma siis tunnetega mitte kuidagi viisi hakkama. Ehk siis, et mis see soovitus on, et kui me räägime sellistest keskkondadest nagu voodi.ee ja iha.ee, siis nad eemaldavad sisu tegelikult väga kiirelt. Üldiselt juba sama päev või järgmine päev on nad, ütleme, et selle soovimatu sisu siis maha võtnud. On see siis mingi kuulutus, on need, ma ei tea, pildid või video on ju, et üks asi ikkagi, mida me soovitame, pöördu ise võimalikult kiirelt selle veebiplatvormi poole, ütle, et see sisu on sinust, sa ei ole seda soovinud, sa ei ole selleks luba andnud, palun eemaldage see, veebiplatvormid on kohustatud seda tegema. Kui nad seda ei tee, ma ei tea, ja sa tead, kes on selle siis sisu sinna pannud, siis loomulikult on sul võimalus on ju pöörduda kuidagiviisi ikkagi kirjalikult kasvõi on ju selle inimese enda poole. Sest et iga selline tõend, kus sa pöördud ja tuleb näiteks vastus, et ma ei eemalda või inimene ei võta seda maha, ei lase maha võtta, ei tegutse soovitule,
on ikkagi kohtus jällegi väga hea tõendanja, näitamaks inimese suhtumist ju tegelikult sellises olukorras. Ehk siis, et mis on nagu need võimalused, on jah võimalus pöörduda lõpuks kohtusse sellega, isikuandmete avaldamisega, andmekaitse inspektsiooni teha sekkumistaatlus, selleks on täiesti eraldi vorm olemas nende kodulehel. Ja kui see ikkagi mõjutab tugevalt sinu eraelu, põhjustab, ma ei tea, vaimset traumat, midagi veel, siis on õigus teha ka politseile süüdiavaldus selle kohta. Ehk siis, et jah, küsimus on lihtsalt nüüd selles, et uurija siis saab hinnata, kas päriselt on siis seal täidetud süüdekoosseis või tuleb ikkagi suunata siis kannatanu sellega kohtusse. Aga seda kohtusse pöördumist tavaliselt peljatakse, et loomulikult jah, kohtusse minek on ju väga aeganõudev, pikk protsess, kohtumenetlus ja kallis, aga enamikel juhtudel ju ikkagi kõik need kohtukulud on võimalik ju välja nõuda, et siis see, kes inimese õigusi rikkus, et tema siis ka need kinni maksab. Et soovitus selles mõttes ikkagi jah, et teha asi ametlikuks sellistel juhtudel. Ja kui me räägime siin sellest, et see võib olla mõni endine, ma ei tea, elukaaslane, võib-olla on isegi veel teil ikkagi lapsed, võib-olla on hooldusõigus pole ära jagatud, pole vara ära jagatud, et kõik see protsess on veel pooleli, siis on ikkagi võimalus ja ma soovitan ikkagi pöörduda siis kas ohvriabisse või siis politsei poole avaldusega ja politsei võtab siis ise juba võimalusel ohvriabiga ühendust, et on võimalik erinevaid teenuseid saada. Täpselt. Jah, väga head sellised soovitused. Aga liigume edasi, et meil on veel selline alateema nagu laivid, striimid ja sextortion. Mis see sextortion on ja räägime sellest natuke ja ma teen sellist sissejuhatust ka, et ehk siis me oleme rääkinud juba sellest, kuidas nendes platvormides saavad tuttavaks, samamoodi sotsiaalmeediaplatvormides, tavaplatvormides, Facebookis näiteks tehakse tutvusi ja siis seal on keelmid taga, aga vahest sa juba hakkasid ka sellest rääkima. Vahest tehakse siis selliste tutvumiste kestel siis tehakse igasugust content'i, nii nagu siin me rääkisime juba suhetes on sellised content'i tehakse ehk siis videot ja pilte, aga vahest on sellised pakkumisi tehakse striimidel või ehk siis laividel, ehk siis kui on otseülekanne tehakse, vahet ei ole, mis platvormidel või siis meelitatakse kuidagi sellisele privaatse sellise videokonverentsile, vahet ei ole, mis platvormil ja siis neid salvestatakse ja et siis pärast needsamad kelmid tegutsevad natuke teistmoodi, nad ei meelita kuidagi heal teel või siis need rahad välja, vaid nad hakkavadki välja pressima, nii nagu sa hakkasid juba sellest rääkimagi. Et pressivad välja raha selle eest, et nad teevad neid salvestisi ja siis ähvardades sellega, et neid avalikustatakse kuskile jällegi sotsiaalmeediasse. Et sextortion, kui levinud selline nähtus meil on, et selliste juhtumitega on meil üldse probleem, mis sinu arvates on? Ja on küll, et on ju väga levinud tegelikult ja igas vanuses selles mõttes, et nii lapsed, nii alaealised on sellest ohustatud kui ka täiskasvanud. Et jah, mis sihtgrupp ikkagi jääb nüüd sextortionist välja võrreldes armukelmusega on eakad. Et nemad üldiselt nendega
käib see skeem või noh, sarnane skeem natuke teisiti, on ju. Et aga sextortion ongi ikkagi seksuaalne väljapressimine, teisisõnu siis eesti keeles. Ja noh, eesmärk ongi siis survestada suhteliselt lühikese aja jooksul rahalist ülekannet tegema ohver, ähvardades siis avalikustada see intiimne materjal siis kas avalikult kusagil platvormil. Noh, mul on olnud näiteid, kus on öeldud, et ma panen YouTube'i ülesse, ma saadan Snapchatis kõikidele sinu klassikaaslastele ja siis saadetakse tavaliselt ka kuvatõmmis sellele ohvrile, et näed, mul on kõik sinu klassikaaslaste nimekiri siin olemas, et selles mõttes see eeltöö on kelmide poolt juba varasemalt ära tehtud, siis kui see, ütleme, et usaldusliku suhte loomine veel käib, et võetaksegi päris tihti selle ohvri kõik sõbralist lahti, jäädvustatakse see ja hiljem siis, kui ohver, ütleme, et suures hirmus hakkab kelmi ära blokeerima, siis tulevad need ähvardused ja väljapressimised enam mitte sama kanali kaudu, vaid päris tihti kusagil mujal. Näiteks saadetakse e-kiri, et näed, mul on sinu sõbralisti liikmete nimekiri ja ma saadan kõigile kohe ühe nupuvajutusega need pildid laiali, kui sa mulle nüüd 48 tunni jooksul näiteks nii palju dollareid üle ei kanna või nii palju bitcoine või nii palju eurosid, et noh, see valuuta on tavaliselt, mida nad siis soovivad, see on ka erinev, on ju. Summad on väga erinevad, et laste käest nõutakse realistlikumaid summasid, näiteks 100 eurot, 200 eurot. Kui on, ütleme, et piisavalt palju infot kogutud inimese kohta, et ta tegeleb krüptoga, siis küsitakse võib-olla bitcoine. Aga noh, teinekord võib küsida neid bitcoine ka inimeselt, kes ei tea krüptost mitte midagi, on ju. Et ega kelme selles mõttes väga ei huvita see, kas sul see raha on olemas, kas tal päriselt õnnestub see sult kätte saada või mitte. Et sa oled üks tema nagu 100 erinevast ohvrist lihtsalt. Kellelt ta siis just, et kellelt ta lihtsalt püüab siis nagu raha kätte saada. Ja seal on üks asi, mis kindlasti tuleb meelde jätta endale, on see, et ära kanna raha mitte mingil juhul. Sellepärast, et esiteks nii sa toetad seda kuritegelikku ühendust sellega. Teiseks, kui sa raha kannad, siis sellega see kelm ei lõpeta, vastupidi, sa annad talle selle signaali, et aha, sinult õnnestub raha välja pressida. Ja nad võivadki jääda pressima nii kaua, kuni sa lõpuks suures hirmus võtad juba laenu, võtad ühe laenu, võtad teise kiirlaenu ja lõpuks oledki sa üleni võlgades. Ja ega nende kelmuste puhul ja väljapressimiste puhul ega keegi sinu eest seda võlga tagasi ei maksa. Ei maksa see kelm, ei tee seda riik või politsei, et sa selles mõttes pead ikkagi, sa vastutad ise, sa ise selle laenu võtad ja sa ise pead ka selle tagasi tasuma, et lihtsalt jah, siin tuleb see võlanõustamine sulle appi selles osas, et natukene aidata siin selles, on ju. Aga jah, tuleb meelde jätta see, et raha kindlasti kanda ei tohi, et muidu sa sellest kelmist lahti ei saa. Täiesti tulebki koheselt see suhtlus ära katkestada, absoluutselt igal pool, vahet ei ole, millega ta sind ähvardab, sest et enamikel juhtudel nad tegelikult täide ei vii seda ähvardust, enamikel juhtudel. Jah, on olnud olukordi, kus nad on viinud täide, aga jällegi ma küsin, et aga mis siin kaotada? Sest et ega raha kandes see olukord ei lõppe. Ehk siis, et sul on valida, sa kas lõpetad kõik selle suhtluse täielikult ära, sa riskid sellega, et jah, ta saadabki võib-olla sinu töökaaslastele selle materjali, aga kui sa seda ei tee, siis sa jäädki selles mõttes manipuleeritavaks tema poolt. Et ta näeb, et sult õnnestub raha välja pumbata. Ja meil on olnud neid olukordi küll, kus inimesed laenavad, ma ei tea, äkki sõbralt raha, naabrilt raha, et täiesti pereinimesed on sattunud selles mõttes sellesse olukorda, kus on endast siis mingisugust sellist intiimset materjali jaganud või teinud videokõne, kus siis toimub siis enese rahuldamine või nii-öelda telefoniseks, on ju, ja noh, siis see kelm on selle materjali kõik jäädvustanud.
aga kui me nüüd natuke mõtleme loogiliselt ka, siis näiteks nendel juhtumitel, kus öeldakse, et ma panen üles selle YouTube'i, siis sellist sisu üldiselt ikkagi YouTube üles ei lase. Ja kui see peaks ka mingil põhjusel üles minema, siis ikkagi raporteerides on võimalik seda suhteliselt kiiresti maha saada. Jah, kui see pannakse üles näiteks täiskasvanutele mõeldud veebilehele, siis aitab ainult see, et sa selle veebilehe poole pöördud, on ju. Sest et see sisu on ju seal lubatud. Et täpselt samamoodi nagu Discordiski erinevad kanalid, mis on mõeldud täiskasvanutele, mis ongi mõeldud 18+ sisuga. Kui selline sisu sinna ülesse panna, siis see justkui on nagu legaalne. Lihtsalt küsimus on selles, et kas sina selle panid või pani selle keegi teine. Jah. Jah, või siis luuakse erinevaid gruppe Telegramis ja kus seda sisu väga raske eemaldada üldse. Aga võib-olla räägime ka natuke sellest, et enne kui pöörduda politseisse ja et ka eelnevate nende meie alateemade kohta käib see, et enne kui pöörduda politseisse, et mida me soovitame koguda, et inimestele, et millist infot, kuidas jäädvustada kõiki neid asju, et räägime sellest natuke. Ja, et kõige olulisem on jällegi alati kõik need screenshotid, erinevad kuvatõmmised on ju, sisust, kontost. Näiteks kui on näha, et kes on selle postitanud kuhugi. Kui me räägime nendest kelmidest, siis jäädvustada ikkagi kogu omavaheline vestlus. Kõik kirjavahetused. Just. Loomulikult, kui see on nüüd kestnud on ju kuid ja on juhtumeid, kus on kestnud ka mitu aastat ennem, kui on läinud lõpuks alles väljapressimise peale, siis loomulikult sa ei saa ju panna avaldusse mitme aasta jagu materjale. Et mis on oluline, ongi süüteoavaldusse panna siis materjalina juurde konkreetselt need ülekanded, millal on tehtud näiteks ülekanded, mis summades tuua välja selle kelmi profiil, ehk siis, et mis andmeid on ta seal kasutanud, mis on ta kasutajanimi, mis fotod on tal seal üleval ja võib-olla sellised nagu konkreetsemad kohad sellest vestlusest. Ehk siis jah, ma saan aru, et ohvril on ebamugav võib-olla panna kuvatõmmist, kus temast on seal mingi intiimne video või kus ta on paljas või on tema suguelundid seal ainult näha, aga sellegi poolest, et uskuge mind, mitte ükski ametnik ei vaata seda selles mõttes sellise pilguga, vaid kui see uurija lauale jõuab, siis ta ikkagi võtab seda infot selles mõttes professionaalselt. Ta eesmärk on vaadata, kas kõik tõendid on olemas, kas tõesti on toimunud see, et intiimne materjal ohvri poolt saadeti, et hiljem toimus see väljapressimine, ehk siis just see koht, kus siis küsitakse, et nüüd saada mulle selle aja jooksul nii palju raha või muidu ma teen seda, ehk siis just need faktilised asjaolud kirjeldada siis lahti, kuidas see toimus, niisugune taustainfo võib-olla lühidalt ja panna siis palju see kogu kahju on siis tekkinud on ju, või millega siis nagu välja pressitakse ja ähvardatakse. Kui me räägime seksuaalsest väljapressimisest, siis seal ei ole isegi oluline see rahaline kahju, sest tegemist ei ole kelmusega. Kelmuse puhul on oluline see, et sa teed avalduse alles siis, kui see rahaline kahju on tekkinud. Väljapressimise puhul vastupidi. Et kui sult nõutakse kas, et sa veel saadaksid intiimset materjali või ähvardatakse panna ülesse, siis see on juba süüteokoosseis ja tuleb politseile avaldus esitada. Täpselt. Ja kindlasti, kui me räägime ka kontodest, ehk siis nende kelmide kontodest, siis avaldusse tuleb alati kopeerida ka selle kasutaja URL ehk siis veebilehe aadress. Sest et nagu ka varasemates podcastides ma olen rääkinud, et kelm võib kasutajanime muuta, ta võib konto pilti muuta, profiilipilti. Me ei pruugi seda leida lihtsalt otsinguga ülesse, ehk siis, et see URL on väga oluline, et me saaksime ka ise vaadata seda profiili, et milline see sellel hetkel siis välja näeb, kui see avaldus siis lauale jõuab. Täpselt. Et kõik asjaolud kirja, kõik kuvatõmmised, kirjavahetused, kõik, mis teil on enne, kui te blokeerite kasutajate või tahate näiteks
kohe nagu kõik kinni panna ja kõik kustutada, et mõelge, et et need seda osad jah. võivad enne salvestage kõik Mhm. ära ja siis alles võite blokeerida, et ta näiteks rohkem ei kirjutaks, aga enne tehke kõik screenshot'id ehk siis kuvatõmmised telefonides, vahet ei ole, kus see toimus. et või kui see ise ei oska seda teha, siis kindlasti kasutage kellegi abi, kes aitaks teil tehniliselt kõik need asjad teostada. Jaa. Või et ikkagi, kui olete ju arvutit kasutav inimene, te lihtsalt ei tea, kuidas seda teha, siis kui guugeldada, siis kindlasti tulevad ka mõned head videojuhised välja, kuidas teha telefoniga screenshot'i, mida sa seal telefonil täpselt vajutama pead, millise mudeli puhul on ju, et Youtube on neid õpetusi täis ja mis puudutab veebiplatvormidel näiteks, kuidas raporteerida, kuidas blokeerida, siis samamoodi, et need juhendid on kõik inglise keeles olemas, kui guugeldada. no ja alati tasub pöörduda nõustamiseks veebipolitsei poole, Just, täpselt, et et kui ei oska või kui sa oled ka selles olukorras, et sa ei tea nüüd, et kas teha see süüdiavaldus või mitte, mis see täpsemalt on, kas see on nüüd seksuaalne väljapressimine või see on armukelmus, et siis loomulikult pöördu veebipolitseiniku poole ja me aitame ja nõustame. täpselt nii. aga ma arvan, et me oleme väga, väga lühidalt kirjeldanud need sellised intiimseid probleeme, mis meil internetis varitsevad ja et Ja ma tegelikult korraks katkestan sind, ma tahaksin tegelikult kõige olulisema mõtte siia lõppu välja tuua. ja Ja see on see, et arvesta, kas vahet ei ole, kas sa oled inimesega olnud koos 2 aastat, paar nädalat, oled sa temaga 10 aastat. abielus, ma ei tea, vabaabielus või mis iganes või alles tutvumises on ju, tutvumisfaasis, siis mitte kunagi ära saada endast intiimset materjali äh, interneti teel mitte kellelegi, sest sa ei tea mitte kunagi, kuhu päriselt see materjal jõuab, kellega võib olla tegemist ja isegi kui sa tead, kellega on tegemist, siis sa ei näe ette selle inimese käitumist, mis juhtub siis, kui te lähete konflikti, kui te lähete lahku. et, et selles mõttes see on ikkagi asi, mida tuleb juba väiksest peale lastele rääkida. nii lastele kui ka täiskasvanutele me räägime siin kõigist selles mõttes, et kõik võivad sattuda sellisesse olukorda, jah, nii alaealised kui ka siis täiskasvanud. ehk siis alati mõelge, et siis, kui te teete isegi oma kodu tingimustes sellist home videot ehk siis salvestate ennast või oma partnerit ja siis hoiate isegi ei pane üles internetti, ei saada Just. kellelegi, aga lihtsalt teete enda jaoks sellist videot, lihtsalt mõelge 2 korda enne, kui te teete, et ikkagi, et mis see tulevikus võib sellest saada. et Jah, alati sest tuleb et seda võib meeles ju olla täiesti see, et keegi häkib ju su seadmesse, saab need materjalid sealt kätte, on jällegi põhjust millegagi välja pressida, on ju, ja noh, kes nüüd ikka sisse häkivad tavaliselt, on ju küberkurjategijad. Et just sellel põhjusel ei tohi ka oma seadmes sellist materjali hoida. täpselt. aga ma tänan sind. väga, väga hea podcast tuli meil välja. tänan ja ma arvan, et me kohtume veel, et need teemasid, millest võib rääkida, on veel ja veel. On. jah, aga ütlen veel lõpetuseks, et jälgige meid internetis, meie kontaktid on olemas. safelab.ee ja oleme ka Facebookis ja siis Youtube'is. samuti kõik kontaktid, veebipolitsei kontaktid leiate politsei.ee-st. täname ja siis järgmise korrani.